Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Võim ja vägi episood 15, daamid ja härrad. Meil on stuudios üks väga äge mees, kes on sündinud 23. augustil 1985. Ta on näitleja, muusik. Ta on üks kõva naljamees ka tegelikult, sisulooja ja tänaseks võiks isegi öelda, et üks kõva fitnessi eeskuju, nii et meestel on mida jälgida ja kust kohast õppida. Meie juurde on jõudnud Juss Saasmaa. Tere mehed, rõõm. Juss, kuidas su hommik läks? Kuidas see algas? See nüüd sõltub sellest. Saalis on käidud või ei ole? Nägin härra Urbi ühte podcasti, kus tal küsiti seda küsimust, kuidas sul hommik algas. Härra Urb vastas, et see sõltub nüüd sellest, kas ta ärkab kellegiga koos või ta ärkab üksi. Nägin seda. Üldiselt on jõusaali või treeningule, hommikusel trenni ma ei ole veel jõudnud. Sest meie saate salvestus on ka, ütleme, mitte kõige hilisemal kellaajal, aga hommik algas sellega, et mul on oma, ütleme, rituaaljook, et kui Toomas Urb ütles, et ta ärkab, ütleme, et ta hakkab kohvi tegema varem või hiljem, siis mina olen, ütleme, kohvi joomise asemel tekitanud endal teise niisuguse hommiku või päeva alguse rituaaljoogi, mida ma näiteks mingi aasta poolteist tagasi üldse ei teadnud, et niisugused joogid on olemas ja mis energia seal saab. Mina arvasin ilmselt nii nagu väga palju meil teisi inimesi ühiskonnas, et ilma kohvita on võimatu ärgata. Et tegelikult see päris nii ei ole. Et kui sa mahlapressiga pressid endale värskelt pressitud sidrunimahla ingverit, lisad sinna natukene kuuma vett, paned sinna supilusikatäis või teelusikatäis, kurkumit, pool teelusikatäis, pipart, on su hommik niisuguse teistsuguse tähendusega. See jook on mul siis nüüd sisse tarbitud, sinna lisaks kohvi ja näed supsti siin. No sporditaustaga inimesed peavad ikkagi seda küsima, kas hommikusöök on ka obligatoorne või mitte? Tead, mina olen kuidagi teinud niimoodi, et ta ei ole mul primaarne asi, et ma ärkan üles ja ma pean kohe endale sööma saia, munaputru, peekonit, kui ma just ei ole, ma ei tea, kuskil, ma ei tea, kas reisil või kuskil järgu hotellis, kus ma tunnen, et see on möödapääsmatu olukord või praegu ma pean kuhugi edasi lippama ja kuna juba on makstud ja tuleb süüa, tuleb ja peab sööma, et üldiselt ütleme niisugune vaba ja ideaalne või hommik on mul nii, et mul on seesama kurkumjook, äärmisel juhul värskelt pressitud veel mahl sinna otsa, kohvi sisse, ma olen juba tegelikult võimeline tegema kas siis mingi rühmatreeningu, mingi teatriproovi mingi ajani või et ma saan liikuda niimoodi, et mul esimene toekam toidukord kusagil seal äkki kell 12, kell 1 või? No, mõni arst ütleks selle peale, et hommikul sidrunimahl ja kohv. Ei tea. Mina olen kuidagi nii, et ma joon vett ja ma saan selle hommikuse, ütleme, mahla, värskelt pressitud mahla, ma saan seal oma kuidagi kere liikuma, nii et ma tunnen ennast nagu hästi, et jah, sinna sekka tassikene kohvi, ma ei tea, ma ei ole tundnud, et mul on midagi nüüd väga viga või ma tunnen ennast halvasti, vastupidi, ma tunnen ennast noorena. Kas see nüüd kõige parem retsept, ma ei tea. Ja tegelikult see ingveri asi pidi täitsa toimima. Ise kohvi ei joo juba päris tükk aega, ainult roheline tee on see, mis toimib minu. No vot, tegelikult kohvi, kui minna natukene ajas tagasi ja kohvi oli, ütleme, esimene asi, mis organismi sul või magu puudutas, siis tegelikult jube kiiresti toimus mul edasise päeva või analüüsides edasist päeva ka kiiresti nagu energiaväsimusaste hoopis. Et siit kohe ma tooks välja ka nagu teise niisuguse võlujoogi retsepti, mis nagu välistab igasuguste mingite energiajookide tarbimise. Kuivatab organismi, annab meeletu jõu ja energia selleks, et ma ei tea, minna jooksma, mis iganes
sporti sul vaja teha on, jälle me peame pressima selleks värsket pressitud ingverimahla, sidrunit, nüüd me lisame sinna 2 supilusikatäit oliiviõli, 1 supilusikatäis õunaäädikat, kajännipipart, natukene vett. Sa teed sellise power shoti endale, tõmbad selle sisse ja oled niuke areenile valmis kõik vastased nokateerima. Kuule, aga no siis me esialgu sinu hingest ei räägi. Räägi siis sellest, et mis on veel nagu sinu õige elu nagu retsepte. Eks need on olnud ajas ka kindlasti väga erinevad. Et olen olnud mina noor tudeng, kes on, ma ei tea, tahtnud võib-olla rohkem käia kuskil väljas ja tarbida võib-olla teistsuguseid jooke, kui ma just siin enam ei tarbi või? Jah, ei tarbi, ei viitsi, jah. Pole nagu see aeg või ma võin, aga see on mingi pikema aja vältel, kus ma tunnen, et ma ei tea, nüüd on vaja aur välja lasta ja siis ma teen võib-olla mingi niukse nädalakese, võib-olla 2, kus on okei, teeme õhtul väikse õlle või. Aga üldiselt ei viitsi, jah. Ma arvasin, et sa ütled, noh, kui niikuinii oled juba baaris ja keegi on selle eest maksnud, siis tuleb võtta. ei, üldiselt ei, sest mis puudutab nagu, ütleme, alkoholi, siis mida aeg või vanus edasi, seda raskemaks ja vastuvõetamatumaks lähevad teisest päevast tingitud jääknähud või ütleme see niuke pohmellilaadne seisund, et kui ma praegu mõtlen, et ma näiteks, ma ei tea, saab varsti reede, et ma reede õhtul, kas peale kontsertit, peale üritust ma hakkan alkoholi tarbima ja olles nüüd pikalt olnud nulli peal, ma tean, kui halb mul järgmine päev olla on. Ma panen, ütleme, ma arvan, et mul on kella 6-7 õhtul on sisuliselt maha visatud, raisatud aeg. Mul on paha olla, ma tahaks, ma ei tea, kas võib-olla isegi selline situatsioon, kus ma tunnen, et selleks, et üldse hakkaks kuidagi aju liigutama, ma peaks kiiresti mingi joovastava joogi nagu peale tegema või siis ma tahan suure tõenäosusega süüa rämpsu, äkki mingit Coca-Colat, mingit sellist asja nagu, et see hakkab nagu vaikselt, uni on kindlasti tuksis, seedimine. Kas see on vanus? See võib olla ka vanus, jaa, see võib olla ka vanus, sest kunagi, kui olid 18-19 aastane, niukseid asju ei olnud. Jaksasid väljas olla seal 5-6 hommikul ja järgmine päev seal, kus vaja, ei jäänud midagi nagu tegemata, aga vanusega see läheb kuidagi nii ja siis hakkad nagu hindama seda kaalukaussi siis ütleme niimoodi, et ma võin peale kontsertit või etendust, ma võin olla reedel, ma ei tea, sotsiaalne, käia väljas, minna hiljem magama, aga kui mul järgmine päev on ainukene asi, millega ma pean ütlema, tegelema on unevõlg, siis ülejäänud päeva produktiivsus, see mul nii palju ei sega, et ma võin ikka minna, ma ei tea, teha jõusaalis oma mingid asjad ära, ma võin ikka käia kuskil jalutamas, ma saan autoga sõita, ma saan kõik oma asjad nagu tehtud, võib-olla lihtsalt, et ma natukene energialt lõua, aga see on juba köki-möki võrreldes võib-olla sellega, kui sa lihtsalt oled nagu pool päeva lihtsalt mingi. Kas sa jõusaalis käidsid siis regulaarselt? Jaa, seda ma olen nüüd teinud küll, ütleme, vaat nüüd tagasi ja näed ikka, jah, aastad lendavad, ei ole midagi teha, jah. No MyFitnessis ainuüksi, ma arvan, et 13-14 aastat, rohkem äkki. Toona, kui ma hakkasin käima, oli üle Baltikumi avatud ainult 2 klubi, üks asus Viru keskuses ja teine Rocca al Mares. Tänaseks hetkeks siis ma ei tea, palju neid klubisi on, et jõusaal on jah, kui just Covidit ei olnud vahepeal, kus ära keelati igasugune sportlik liigutamine vahel, siis jõusaal on olnud küll elu üks lahutamatu osa. No sa oled üldse päris aktiivne sportlane või sporditaustaga inimene. Aga ütle, et mida siis sulle sport nagu annab? Tugev, ilus, nagu arusaadav. No see on üks asi, jah, see on üks asi. Üldiselt fitness või jõusaal või ütleme rühmatreeningud, jooks, jalgpall, toon praegu jah näite, ütleme
jõusaalist või fitnessist või et see ei ole lihtsalt ainult fitness, see ei ole lihtsalt see, et sa näed hea välja, on mul endal peeglist ennast hea vaadata ja võib-olla kellelgi teisel. Et kui ma lähen jõusaali rühmatreeningusse, siis ja astun sealt ukse sisse, siis kogu tagumine uks, see sulgub. Müra kaob, mingid distractionid on kuskil seal, on. Et nüüd on minu aeg, kus on mina, töö, raskused või rühmatreening, ta on mulle niisugune teraapia, välja lülitada endast kogu muu asi ja arendada siis ennast sisemiselt ja välimiselt, kasvada, olla iseenda suhtes nagu tänulik, olla iseendast vaimustuses, kasvatada enda niisugust võitleja võib-olla iseloomu. Ja kui sa regulaarselt käia nagu, siis parandada enda üleüldist nagu elukvaliteeti, parandada enda toitumist, parandada enda selgroogu, loodetavasti vananeda tagantpoolt ettepoole või vananeda kuidagi väärikalt, tunda ennast noorena, värskena, selgemana, paremini on minu jaoks nagu ütleme jõusaalis käimise rituaali sellised preemiad, mis mina sealt saan, et ta ei ole lihtsalt see, et ma panen spordikoti kokku ja nüüd lähen natukene liigutan ennast. Kunagi küll oli, aga nüüd on ta minule saanud hoopis nagu aastaid juba niisuguse teistsuguse sügavama tähenduse. Räägitakse, et andekas inimene on andekas iga eluvaldkonnas. Kas sina oskad leida analoogiat näiteks muusikaga? Et ma tean, et ka spordi puhul sul on erinevad tegevused, spordialad, mis sulle meeldivad. Seesama fitness või siis taiboks või siis jalgpall, muusika puhul. Ma ei tea, kas seda saab võrrelda nii, aga trump, flööt, kitarr, et mina kahjuks muusikas olen absoluutselt lootusetu, aga mulle tundub, et erineva hingega nagu instrumendid. Ja, on. Ja see ei ole ainult ju oskus, see on ka hinge nagu seis või vaimne seis. Ja see on loominguline see. Iga instrumendi puhul. Kas samamoodi saab tuua mingit võrdlust siis spordiga, et erinevad spordialad? Saab küll. Kui sa tahad instrumendi, üksteispuha, mis see siis on see sul viiul, on see sul kastanjetid ja triangli võib-olla välistaks, aga on see viiul, on see klaver, on see trumm, on see kidra ja sa tahad sellega jõuda kuhugi, siis see eeldab täpselt samasugust consistency't või järjepidevat treeningut, nii nagu spordis inimene on. Et sa pead olema oma instrumendiga, mis iganes siis sul on, mul meeldib ikka laulatatud olema, et samamoodi sport ja kui sa tahad spordis jõuda, samamoodi, et mis mina olen oma lastele öelnud või paljudele, ma ei tea, õpilastele või kus ma näen nagu hästi palju potentsiaali, on see, et kui sa, mis ma olen kuulnud palju, et ma käin 2 korda nädalas mingis trennis, on selleks, ma ei tea, jalgpall, tennis, ma ei tea, padel, see, et sellega minu nagu trennis olemine, käimine nagu piirdubki, see ei ole trennis käimine, et sa ei ole veel hakanud treenima, sa ei ole hakanud veel puid alla laduma, sa ei ole ärganud teistest 1-2 varem, sa ei ole teinud juba jooksu, selleks, et minna kooli, selleks, et ma juba peas analüüsin, mis ma treenerile tahan näidata, keda ma seal jalkatrennis tahan üle kavaldada, ma sain midagi teada ja nüüd peale seda trenni ma teen veel midagi. Et muusikainstrumendiga on sama, et sa pead ärkama teistest varem, tegema siis, kui teised magavad veel mingit lisatööd, nädalavahetused lähevad samamoodi sinna mingisse päevakorda nagu arvesse, selleks, et see kõik nagu kuidagi kuhugi nagu brick by brick, tellis nagu kasvatada ennast kuhugi mingile levelile, et see käib sport, muusika või pillimängu mingi harjutamine, kuhugi jõudmine, see läheb kõik unetundide arvelt, see läheb väga palju igasuguste
ma ei tea, noh, see kõik tuleb väga paljude eidega. No tõenäoliselt nii muusika kui ka spordi puhul sa pead pingutama ka selleks, et levelit hoida. Aga kui sa tahad veel kuskile edasi jõuda, siis sa pead nagu 2 korda rohkem pingutama. Aga kuidas siis sinu elus praegu on? Mis on see nagu valdkond, kus sa jätkuvalt tahad mitte ainult levelit nagu hoida, vaid ka nagu rohkem pingutada ja kuskile veel nagu jõuda? See on väga hea küsimus, Mihhail, mis sa praegu küsisid. Ma olen jõudnud, ütleme, oma elus sellisesse etappi, et läheneb uus numberpassis, tahan ma seda või ei. Sellest me juba ennem rääksime seal kohvilaua ääres. Augusti lõpus läheneb 40. juubel ja nii nagu enne 30. juubelit, nii ka nagu enne 20. juubelit, ma ei tea, mis elu, mingid kaardid on kätte mänginud, et sa rääkisid väga õige asja või õige tähelepanu. Me kõik jõuame vaata mingisse kuhugi levelini, on ju, oma elus või arengus, on ju. Osad jäävad sinna levelini kinni. By the end of the days, kes jõuab veel kuhugi, juba leitakse seal, ma ei tea, kodulaenud, pangalaenud, lapsed, pered. Grinditakse sama grindi aastast aastasse, sama kehtib ka näiteks meelelahutusmaailmas, et sa jõuad kuhugi muusika või spordiga mingisse levelini tuntud headusesse ja ma võin seda nagu elu lõpuni või ma ei tea, mingi aeg, kui minu järgi nõudlus on, viitsin teha seda sama nagu grindida, et minul enne niisuguseid suuremaid juubleid on elu kinkinud, kuidagi olema seda tahtnud või ei, mingi niisuguse aja, kus ma tunnen, et ma tahan update'ida ennast, update'ida kõikides nendes valdkondades, mis mulle meeldib. Ma ei tahagi võib-olla mingeid muid projekte nii palju võtta, mis ma tunnen, et võivad viia kuskile kas mugavustsooni või teha elu kuidagi niimoodi, et ei peagi võib-olla nii palju liigutama, et võib võtta jälle šnitsli väikse friikatega peale seda kontsert, kuule, aga nüüd püksipannal läheb veel paar nagu nööpi juba nagu laisemaks, et nüüd puhkame, kuule, sai tehtud küll, ma ei taha seda, et kui ma tunnen, et praegu on elus see etapp, siis ma väga hindan seda, kus ma saan ärgata hommikul vara, minna jooksma, teha selle trenni, nüüd teha selle asja, update'ida see, nüüd on etendus, nüüd on, äkki ma jõuan veel pärast midagi teha, et niuke, ja nädalavahetused sinna ka, et vastates pikalt sinu küsimusele, et siis tuleb level up'ida ennast nagu kogu aeg, tahad sa seda või ei, või kui siin maailmas ühiskonnas olla kuidagi aktiivne ja, ma ei tea, pildis või. Aga kas see on natuke seotud ka sellega, et tulebki see uus number, et 40 tähendab ju seda, et järgmine on 50 ja sa mõtled juba selle peale, et aga noorus ju läheb ära ja siis sa mõtled, aga tahad ikkagi olla noor ja siis nagu järgmine mõte on Iron Man või siis mingi muu saavutus, mis paneb ikkagi tundma, et sa oled jätkuvalt noor ja tugev ja ilus või vastupidi, et sa arvad, et sa said enda rahu kätte, et sa oled endaga rahul, saad aru, et palju on saavutatud, aga samas tunned, et on energiat ja soovi edasi minna. Et mida on rohkem, kas natuke sellist juba vanuse hirmu või vastupidi, et see ei ole hirm, vaid see on selline juba rahulik nagu seis, elutarkus ja edasi jõudmine. Ma ei tea, kas hirm on õige sõnum, ma saan su küsimusest aru, vastupidi, vaata, kus sa saad endale lubada sellist asja, et 40. juubeliks kinkida endale parim vorm. Näiteks, ma ei toon näite, et sa vaatad mingitele aastatele tagasi ja mõtled, ja jättes mingi, ma ei tea, võib-olla egoistlikum maailmavaade nagu kõrvale, et kuna ma olen väga uhke selle üle, et ma tegin endaga mingi viimased 2-3 aastat või 4 aastat nii distsiplineeritud gladiaatori elu, on ju. Ja kui ma nüüd vaatan, kuule, aga ma olin ju 30. tegin täpselt sama asja iseendaga, vaatad seda pilti, vaatad 20. kuule, ma ei pea Ironmaniks valmistama, Mihhail,
ma olengi Iron Man. See on teine nagu tunne, kui see, et noh, ma ei tea nüüd, mis elus võib juhtuda, et ma ei tea, mingi vigastus tulla, tulebki kõht ette, kus sa tunned, et kuule, et noh, võib ka mul olla see, et nagu näed, et nüüd see Iron Man ei olegi nagu üldse halb mõte, et mul ei ole midagi muud nüüd teha, aga minu meelest see on nagu parem feeling, et sa näed, et kuule, vau, ma käin kas iga aasta või et ma tunnen, et ma olen oma füüsilise ja vaimuga kuskil vanusega, ütleme, seal kohas, kus peab olema nagu. Aga kas oled valmis ka järgmise arengu etapiks, et kui tekibki selline nagu hetk, et füüsiline vorm ei olegi nii hea ja võib-olla sa saadki aru, et vanus tuleb peale, aga see vaimne tervis, see enesekindlus ja arusaam, et noh, üks asi on see, et elus on midagi saavutatud, aga ka see, et sa leidsid enda elu nagu mõtet, stiili ja isegi siis, kui see füüsiline vorm ei ole nii hea, sa oled ikkagi rahulik, enesekindel ja kõik on korras. Noh, ega vaata, minul elus on olnud neid aegu, kus ütleme 100-st 0-ni on väga kiiresti nagu läinud. Et käid kuskil nagu rock bottomis, kus su füüsis ja vaim täpselt, no nad ei ole kontaktis, nad on kuskil omavahel väga enesekindluse niuke müür või müürist on saanud sellised hallid varemed ja tahad sa seda või ei, noh, mõte sellest, et seda peab uuesti laduma hakkama, on nagu viimane asi, millega viitsid hakata tegelema, aga sul üks päev sa jõuad valiku ette, kus sul ei ole teist varianti, pead hakkama seda tööd nagu tegema, et füüsiseks, vaim vaimuks, kuhu mina tahan võib-olla jõuda, on see, et või proovides nagu vastata su küsimusele, et kui sa oled niisugust väga distsiplineeritud elukorraldust iseendaga teinud, on selleks siis ja läbi spordi, läbi liikumise, läbi endale seatud eesmärkide, mille sa oled saavutanud kätte või mille sa oled ära teinud, et sa oled iseendale inner voice'i hommikul loonud, kes ma ärkan hommikul vara üles, ma teen selle ära, on järgmine päev, kus ma ütlen, et näed, I'm here to win või ma panen iga tellise päevaga, seda kasvatan, siis need asjad, mis su elus võivad juhtuda, ma ei tea, tragöödiad, asjad, sa tuled maailma raskustega või eluliste raskustega paremini toime nagu. Mis mina oleks tahtnud võib-olla iseenda versioonile, kes oli 16, 17, 18 nagu öelda nagu varem, et ja kasutan võib-olla võimalust nagu praegu noortele öelda või et tore nagu näha praegu spordiklubides väga palju noori mehi ja noori naisi, kes teavad, mis on distsipliin, kes teavad, mis asi on jätkusuutlik, consistency seal nagu teha või toimetada, et mina toona seda kindlasti nii noore kutina ei teadnud, et kui sa ikka seal käid enda selgroogu nagu kasvatamas, siis vaimu on sul oluliselt tugevam ka hoida siis, kui su elust reaalselt on ka mingi niuke olukord, mis tahab kaikaid kodarasse viia. Kas sinu elus rasked hetked, läbikukkumised, tragöödiad, kui sa vaatad niimoodi, teed sellist tagasi vaadata, kas sul on tekkinud arusaam, et seda tegelikult oli vaja? Et tänu sellele sa oled tugevam, parem versioon nagu ennast. Enda parem versioon just tänu sellele, et sa pidid midagi läbi elama, aga sa leidsid nagu jõudu, tahet põhjast jälle üles nagu liikuda. Tänaseks hetkeks ma julgen vist väita küll, jaa, et minus kõneleb rahu sellele tagantjärgi vaadates, et mingid ajad nagu tagasi ma oleks tundnud ennast kuidagi mingi valu, tunnen, et kui keegi oleks mingitele asjadele teemat võib-olla juhtinud, siis mul oleks keegi oleks nagu siletiga tõmmanud selle pealt järjekordse piitsa hoobi või et
mingid nagu sõjad või lahingud, kus sa oled välja tulnud või roninud, loomulikult kasvatavad ju paksu nahka, kasvatavad enesekindlust ja ma ei oska nagu öelda, ma olen nagu praegu siin tagantjärgi nagu jah, enda nagu käitumist analüüsides tagasilöökidele, noh, ma ei saa öelda, et ma ei teinud kõik võimalikku näiteks, noh, ma ei tea sellest, et selleks, et valu, mis iganes sul siis elu oli, üle elada nii, et ma ei läheks lähimasse toidupoodi, kus on mingis kindlas poe nurgas suured letid, kus on alkoholisisaldusega joogid, et hambad ristis proovisid kõigele vastu võidata, aga näed, ikka on ju, pidi tuimestamiseks võtma mingi nagu asja, et see on nagu võib-olla üks niuke tagantjärgi endale niuke koputus, et kui ikka on negatiivne vibe, elus on midagi nagu väga-väga tuksis, siis ma tean, et seda on ka väga-väga lihtne öelda, et viinast ei saa abi, et sealt saab lohutust küll, sa saad tuimestada ära, aga sa suure tõenäosusega järgmine päev ärkad üles sellega, et sul on kaks asja. Sul on see sama valu, mida sa ei ole suutnud peas ära genereerida, kuhugi mujal maandada või lahendada, ja siis teine on sul see, et sul on selle valuga koos siis niuke, ütleme, pohmeelist tingitud kass, ärevus, laiskus, veel hunnik on otsas, mida sa nüüd siis pead hakkama seal kuskil pesumasinas nagu siis kuidagi nüüd sealt tunneli valgust nagu nägema, et ja tagantjärgi analüüsides, varem või hiljem tahad sa, kui sul on valik kas selline rada ja siis toimetada oma toimetumisi olles nagu seal rajal, siis varem või hiljem sa jõuad jälle tagasi terviserajale. Ja terviserajast me vist oleme siin täna rääkinud ja ma arvan, et teil mõlemal teate ka, mis see terviserada on see siis kellel matkamine, kellel tervisejooks, kellel suusatamine, kellel jooks, kellel jõusaal, kellel võitluskunst, et mul on tunne, et inimesel peab olema, kes vähegi saab ja tal peab olema mingi sportlik aktiivne tegevus selleks, et hoida iseenda paremat minu. Kas tugev inimene tohib olla nõrk ja kas selle tunnistamine teeb nagu tugevamaks? Tugev inimene võib olla nõrk ja ilmselt ka kuidagi saab olla ka vastupidi, et mina olen olnud tagantjärgi mõeldes väga-väga tundlik mingite asjade ja inimeste osas, et võtnud kellegi sõnu väga hinge, nendest sõnadest koondanud oma mingi maailma, lasknud loomingulistel vampiiridel või šaakalitel, manipulaatoritel või valetajatel oma mingit loomingulist mina lihtsalt sisuliselt nagu peksta, siis saanud aru, et kuule, see ongi ainult nende missioon siin maailmas või siin planeedil. Neid on jube palju. Neid on väga palju, neid on, see on täitsa eraldi teema. Et jah, see on, tahad sa seda või ei, et see on Eesti, jah, et sa pead, või see on maailm või ma ei tea ära küsi, et see on kindel veregrupp, see on kindel sihtgrupp. Mina kutsun neid jah, mütoloogiliste tegelastega, on šaakalid, nõiad, on vampiirid, ma olen kõiki oma silmaga näinud, kuradid, teemonid, et nende missioon on üks ja sind rivist välja ajada, pugeda sulle kas hinge või pugeda sulle kuidagi ajudesse ja teha kõik maha sinu unistused laias laastus. Ja raske on see, kui need on inimesed, kes on sulle tegelikult lähedal. Just, vot. Ja need inimesed, keda sa oled kunagi võib-olla armastanud või armastad või kes on sul kuskil usaldusringis nagu. Ja see on nagu teine teema, et nendega on oht väga kiiresti minna, kuna see justkui nagu tundub valdav veregrupp, on oht hästi kiiresti nagu samastuda, et jagame teatepulgaga teineteisele edasi oma haigeks saamise ja peksa saamise mingit retsepti, on ju. Et seal tuleb endale seada, sa kõigepealt õpid neid tundma aastaid, on ju.
läbi just nimelt peksa saamise või haigeks saamise, siis sa proovid korra, äkki ma lähen nendega samamoodi korras, vaatad, kuule, nendega samastud on kõige hullemid, kus ma saan võib-olla endale ja lähedastele ja nende inimestele, kes mind nagu hoiavad või tahavad mulle kõige paremat, see on kõige viimane või kõige suurem viga, mis ma saan teha. Ja siis sa õpid enda jaoks kehtestama perimeetreid, energiaringi, kelle ma luban enda lähedale, ligidale, kelle mitte, kes toob minus välja kõige paremad omadused, kes täiendab minu elu ja kes sinna ringi lihtsalt ei kuulu. Et mina oma elus, et ma olen kinkinud ka nagu aega ja energiat nii palju valedele inimestele. Püüdnud sealt leida mingit palun kiida mind või ei, sa saadki seal mööda pükse ja mingit täiuslikku seal, et et ma pean saama nende inimestega läbi, muidu ei, mingite inimestega tuleb tõmmata range joon, siit edasi meie ei suhtle ja kõik ei räägi, et on. Kas sul on täna juba paks nahk? Tahaks loota. Aga samas õrn hing? Jah, ma nüüd vaata, ma ei saa, meid kindlasti jälgivad need inimesed, kes mõtlevad, kuidas saaks Jüssil seal kõik kodarasse keerata, aga mul on vaata see, Mihhail, et ma olen lõvineitsi tähtkujult. Seal pidigi see dilemma olema, et sa võid näha nagu välja tugev mees, aga hingelt neitsi. Elutraagika olnud, aga tead, võib-olla vastupidi, võib-olla see on harmoonia tegelikult. Võib-olla tõesti, võib-olla, aga minu meelest selles ei ole ka midagi halba, kui on süda on õige koha peal, kui süda on tundlik, see süda, kui kuuleb mingit ilusat laulukest, vaatab, kuidas lapsed mängivad, poetab mõne pisara või ta teeb midagi armast oma emale või isale või nutab natukene. Selles ei ole midagi halba, et olla sensitiivne või tundlik, aga sa ei saa seda näidata valedele inimestele välja. See on mingi niuke, ja kuidas sa nüüd seda siis teed? Ilma, et sa nagu haiget ei saa või? Et su niuke, siis tegelikult see sinu kõige tundlikum mina, see sinu loominguline mina ta on kõige õrnem niuke kristall kuul, mida sa tegelikult pead nagu hoidma ja selle teadmisega me keegi ei sünni, kohe kindlasti. Et inimesed ei ajaks segamini, siis tegelikult Juss on õrn ainult seal, kus on vaja. Sinus on ka natukene rangem pool olemas ja see on nüüd see koht, kus distsipliin on väga oluline. Nimelt me räägime sellisest ägedast, ilusast kunstist nagu Thai boks. Kuidas sa selleni jõudsid üldse? Tegelikult huvi võitluskunstide vastu on mul olnud varem ja ma natukene tagantjärgi, ma ei tea, saab öelda nii, aga kahetsen, et ma sinna kuidagi oma et ma ei teadnud selle võlust natukene varem noorena. Sest mina olin noorena see, kes pandi ujumistrenni, siis mul meeldis väga jalgpall ja kuidagi niuke, kus otseselt ei läinud nagu, ma ei tea, ei pidanud sidemeid panema, ei pidanud kindeid panema, ei pidanud kellegiga vastamisi minema ja mina olin pigem võitluskunst toona oli selline, ütleme 90-ndatel oli selline, et kui keegi sinna trenni läks või seal trennis käis, siis ilmselgelt oli ta isa all ilma liider või tahtis tema tulevikus selleks saada, et sellel kõigil boksil ja ka olümpiaboksil toona oli niuke maffia hing või niuke, et kui keegi mul klassis või koolis käis, et kuule see käis boksis siis juba oli seal niimoodi, et ärme umbes temaga räägi, et hoiame poisid nagu oma ette. Ja see mingi illusioon minus muutus toona siis, kui ma mäletan, et Ugala teatris me tegime ühte lavastust boksist, kus Boris Malinovski nimeline legend, ütleme siis nii, andis mulle boksitrenne. Ja mulle, see oli minu jaoks niuke, wow, palju see mind
mitte ta ei teinud mind kuskilt otsast vägivaldsemaks, vaid palju ta mind tasakaalustas või see võitluskunst üldse nagu sellega tegelemine, sest seal ju vaata, kuidas ma ütlen, saab väga palju tõmmata paralleele minu meelest nagu eluga, te võite mulle vastu vaielda, et sul on ju seal tegelikult on ju lihtne, sa lähed kellegiga vastamisi ja sa lähed vastamisi tegelikult, noh, on sul keegi, aga see on sinu hirm, ja sul on seal 2 varianti. Sa kas võidad või sa kaotad, win or lose, on ju. Niuke elu ja surma peale väga, väga otsene nagu kontakt ja kui sa seal kuidagi jääd ellu, siis sa jääd elus rohkem vist ellu, on ju. Ja igasugused need boksitreeningud, kus sa nagu ennast update'id, see on enda niuke, see minu jaoks nagu enda update imine igasuguste, et sa tuled elu murede ja asjadega, sa tuled kergemini toime, kui sul seal on nagu mingi teadmine ja ma ei räägi siin üldse mingitest reaalsetest lahingu või fighti olukordadest. Aga ma kuulen hea meelega, mis Mihhail arvab võitluskunsti, ütleme. Miks seda vaja on või mis ta teeb? Ta midagi ju teeb. Vaata, kui rääkida võitluskunstide spaaringutest, siis on olemas selline filosoofia, et sinu vastas ei ole sinu vaenlane või konkurent või vastane. See on sinu partner, kes aitab sind, et sa oleksid nagu parem, kiirem, tugevam, et kui partnerit ei ole, sa ei saa areneda. Partner aitab sind ja kui partner on tugevam, siis sinu areng on ka kiirem. Et sa pead olema nagu partnerile, ükskõik kas on treeninguspaaring või siis võistlused, siis see partner aitab sinu arengule. See on see nagu filosoofia, siis sul ei ole vaenu, viha, siis on selline õige nagu lähenemine. Sa oled rahulik, aga samas sa mõtled selle peale, kuidas võidelda võib-olla enda hirmuga ja võidelda selle nimel, et ennast nagu arendada. Ja lähtuvalt sellest sul on ka lugupidamine ka partneri või võistlustel vastase vastu, et mitte viha, vaid just lugupidamine. Ja loomulikult lugupidamine on see, mis minu arvates on kõige tähtsam võitluskunstides, sest sellest kõik algab. Lugupidamine saali vastu, treeneri vastu, klubikaaslaste vastu ja siis läbi selle sul tekib ka lugupidamine enda suhtes ja koos sellega tuleb ka rahu. Et see enesekindlus, et mida sa ei pea kogu aeg tõestama. Vaata, enesekindlus tekib siis, kui sa mingi hetk saad aru, ja see on elus ka alati nii, kui sa mingi hetk saad aru, et sa ei pea iga päev, iga hetk ennast kehtestama ja tõestama. Yeah. Siis see on rahulik enesekindlus, mõnes mõttes nagu harmoonia. Ja maust tuli veel, jah, ei, me kokkuvõttes ju põhimõtteliselt me rääkisime energia mõttes ju samast asjast, et aga ma arvan, et samamoodi võib rääkida ka teistest valdkonnadest. Absoluutselt, jah. Muusikast saab ju rääkida nagu samamoodi. Aga lihtsalt, milles on probleem minu arvates, et inimestele meeldib konkureerida, sest inimesed ei saa unustada, et üks asi on hing ja see, mis on tulnud Jumala poolt, aga on ka olemas see teine pool, mis on tulnud loomamaailmast ja sa kogu aeg konkureerid selleks, et saada ressurssi. Ja kui sa konkureerid, siis sa konkureerid igas valdkonnas, on see absoluutselt muusika ja siis sa unustad ära, et milleks konkurentsi on vaja, siis sinu nagu peamine eesmärk on konkurente hävitada ja sellest tekivad intriigid, kadedus ja ka kõik see, millest sina rääkisid.
nüüd tuli Mihhaili poolt omajagu tarkust sulle juurde ka. Isa on sul päris äge sõber ju tegelikult. Ja sa oled ju koos papsiga päris tugevalt kasvanud ja läbi muusikamaailma ju koos temaga tegelikult tulnud. Mis on see, on isa andnud sulle mingit ägedat nõu, mis on sinu külge täiesti kinni kleepunud ja mis aeg-ajalt hambaid pesteski tuleb meelde? Ei, kindlasti on, miks ma nii pika pausi võib-olla pidasin siin sellel teemal on see, et ma eile käisin isa koos oma lastega Iru hooldekodus või täpsemalt siis õenduse osakonnas vaatama, et mul on isa olnud pikalt haige ja Pilli enam ei mängi. Et tahan ma seda või ei, aga või noh, ilmselgelt muidugi tahaks, aga mul on väga-väga vedanud, mis puudutab minu isa ja mille pärast tänulik olla, et elu on mänginud, noh, jälle, tahan ma seda või ei, mänginud sellise kaardi, kus ma aitan oma isa kõndima või kõnniringimisele või sammudele, nii nagu tema pea 40 aastat tagasi tegi. Panen mina oma isa riidesse nii, nagu isa mul kunagi seda tegi. Aitan ta autost välja, nii nagu tema kunagi tegi. Mingi aastakene tagasi me harjutasime koos pillimängu. Mina panin noodid valmis või panin need laulud nii, nagu kunagi tema tegi, et see on mingi niuke ring. Mingi ring hakkab nagu välja joonistuma ja ütleme, et kui mul isa ei saanud enam kõndida või käia sellisel viisil, nagu ma olen või harjunud seda nägema, siis mina sain sellest või saan jõudu rohkem, et just nimelt nagu jalgu endal tugevamaks treenida või jalapäevad on mul tekkinud, ütleme, aasta olnud iganädalases mängukavas. Et kui isa ei saa pilli harjutada, laulda või mängida, siis mina tahan seda teha juba 3-4 korda suurema energia ja fookuse ja asjaga, et selle koha pealt on niuke, ja seda on ju paps ja isa teinud mulle niimoodi, et ta ei pea selleks mitte midagi nagu ütlema või tegema. Jah, et mina ei tea, isa mulle väga palju ütleme, maast madalast tutvustanud väga palju kihvti muusikat. Ja see on siiamaani playlistis. See on muusika, ma ei saagi aru, kas ta tänapäeva noorte ühiskonnas üldse on enam mingi teema. Meie generatsioon saab väga hästi aru, kes on Phil Collins, kes on Sting, mis on Dire Straits, mis on AC/DC, Bryan Adams, mis on muusika, mis on tehtud instrumentidega, kes on Bruce Springsteen, kes on niuksed, ma pean seda mussi kuulma. Tänapäeva on see niuke, mis ei ole iseenesest halb, on meil tupata. Minu arust on see väga halb. Nii, et see on niuke, see on nagu valdav, aga kuulata nagu muusikat, Freddie Mercury't, Queeni, kus oli lugudes sõnum peidetud ja ma mäletan seda nagu väikse poisi nagu, aga ka palju ka Eesti muusikat, ega ma Kukerpillide loominguta ei saa nii kaua, kui ka mina nagu elan, aga et veereda pikematel autosõitudel papsiga ja kuulata nagu muusikat, just nimelt need, kes on nagu suure, sündinud meeletu andega seda oma loomingut maailmale jagama ja see jagatud looming on siis läbi autokõlarite koos isaga nagu minu kõrvadeni jõudnud või kodus CD-si kuulates või. Et sealt jah. Mis on juhtunud muusikaga või loominguga? Nagu ma ütlesin, ma kahjuks olen muusikas absoluutselt lootusetu, aga
ka minu playlistis on samad artistid ja nii palju ma saan aru, et seda sügavust, seda loomingut, seda hinget oli nagu varem palju rohkem. Et see, mida muusika või laul meile nagu tõi, see oli ikkagi hingest ja südamest tulnud mingi suur lugu. No siis, kui oli tegemist tõepoolest mingi andeka nagu looga. Et aga täna tundub, et seda on nagu palju vähem. Või siis on selline vana inimese nagu loogika, et kõik see, mis oli parem ja täna need noored ei saa midagi aru, ei oska ja ei tee. Et, aga sina oled ikkagi professionaal, sina võid anda nagu hinnangut, kas, ma ei tea, professionaalsust, hinget oligi varem rohkem või lihtsalt meile tundub nii? Ma ei oska sulle öelda, see on hea küsimus, ei. Mina olen ka ju teise generatsiooni inimene, mis ei tähenda seda, et ma kaasaegset tümpsu ei kuula või teen ta... Ei, mulle meeldib ka tegelikult. Mul on oma mingid playlistid, mis tulevad jõusaali või tulevad kuhugi mingitesse hoopis kuskil kõnnakutesse, mis võivad kodukoristusel kuskil taustaks mul ümiseda ja kui ma lähen kuskile välja, kus mingi elektroonika, mingi artist või keegi on, loomulikult ma lähen ka kaasa, olen kuidagi nagu käin ajaga kaasas enne kui AC/DC lauluväljakule siis nagu tuleb või, aga mis sellega, kas ta on läinud kommertslikumaks, kas ta on läinud, kindlasti on ta läinud ajaga kaasas rohkem elektroonilisemaks, keegi, mul on tunne, et samas on ka neid bände, kes teevad, ühendavad kidra võimu, saavad sealt väe ja teevad siis nagu muusikat veel nagu instrumentidega, et ärme selles osas kaota lootust, on võimalik, et ta nagu ma ei tea, aktsiad või krüpto, et vahepeal tulevad mingid teised asjad, elektroonilised soundid, uued põnevad helid, ja siis jälle me tahame kuulata regiviise tänapäevases võtmes, et see muusika minust, see on niisugune pidev selline mingi ajaga kaasas käimine. Aga kes on täna see Phil Collins, Bryan Adams, Freddie Mercury, kes? Vaata, ongi. Phil Collins on endiselt Phil Collins, on Bryan Adams ja Bruce Springsteen on Bruce Springsteen. Ehk endiselt, et selle koha pealt küll, ega ütleme, Ed Sheeran on meil, ma ei tea, eile kuulsin tema loomingut, et kes on niisugused suured superstaarid, kes on tulnud selleks, et jääda, keda need esimesed meeletud miljonid, mis nad on teeninud, ei ole ära püüne pealt viinud. Need on ka meil Eesti artistid, kes on tulnud ja jätkusuutlikult teevad aastakümneid, toodavad. Eksid kõik on hästi tegelikult. Kuidas ma ütlen, ega see on nagu uudiste lugemuse, võib ka tuua paralleeli uudiste lugemusega, et sa ju võtad seda, mis sa tahad, paned selle oma playlisti, mis sa tahad. Kõik sõltub pealkirjast, mis sa tarbida tahad, et kui sul on playlistis on Phil Collinsid, Bryan Adamsid ja Stingid, siis on ju tegelikult vist veel kõik hästi, me hoiame elus seda, mida elus vaja on ja me ei ole kindlasti maailmas ainsad. Ei kao ära, siis tulevad uued ja praegu ma ei oska kedagi moodsa artistidest ma niimoodi ei oskakski nagu eraldi esile tuua, kelle muusika nüüd nii hinge pugenud, kui seda lapsepõlves mul, kes me oleme siin, kelle muusikaga me oleme üles kasvanud, on mulle jätnud. Aga võib-olla asi on selles, et see on ikkagi ka nagu vanuse küsimus, et selles mõttes, et on mingi vanus, et sa võtad muusikat eriti sügavalt hingesse. Ja siis, kui sa saad vanemaks, siis see jälg jääbki sul ja uued ükskõik, kas nad on andekad või mitte, nad lihtsalt ei suuda samamoodi sind mõjutada, sest nagu vanus on teine. Absoluutselt. Sinuga jääb see, mis oligi nagu siis, kui sa olid nagu noorem. Jaa, absoluutselt, see võib nii olla, ja loomulikult. Ja teine faktor on ka see, et aeg kogu aeg muutub, ühiskond muutub. Mina olen kuulnud näiteks Eesti kultusbändi Terminaatori kohta sellist vahvat legendi, et Termikal kontserditel on praegu, ütleme, fännide osas on peale kasvanud uus põlvkond.
seal on 18–20-aastased noored fännid, kellel on kõik lood peas. Anne Veski kohta öeldakse sama. See pidi olema nii, et nende vanemad samamoodi käisid nendel kontserditel, fännasid ja nüüd on kasvanud peale uus generatsioon, no sama asi kokkuvõttes on Kukritega, sest need on kogu aeg ju muusikat, et need lood on lihtsalt nii hinge jäänud inimestele ja tulevad uued generatsioonid peale, sest midagi uut sellist, mis suudaks termikale Anne Veskile vastu või konkureerida, pole peale tulnud. Väga lihtne. Muusikast rääkisime nagu palju, et see on terve maailm, eriti sinu elus. Aga kuhu see maailm sinu arvates nagu liigub, kui me juba räägime erinevatest põlvkonnadest, et mis on nagu sinu tunnetus, et kus me oleme ja kuhu me liigume, mis meist saab? Väga tiip küsimus, eks me kõik analüüsime seda, räägime lähedastega, mis saab. Noh, ma mäletan kunagi, kes see oli meil? Vanalinna hariduskolleegiumi auditooriumis pidas loengut. Siis ma mäletan, mul klassivend Madis Taras küsis loengu pidanud härrasmehe käest, kelle nime ma mäleta, et mis meist saab, kuhu ühiskond jookseb või kuhu, mis maailm, mis maailmast saab. Ja siis ta ütles, et kui panna hiired meeletult suure ala peale elama ja luua neile suurepärased tingimused eluks. Nii, et neil on süüa, nii, et neil on, ma ei tea, juua, nii, et neil on soe. Palun, toimetage siin. Siis mille kätte see maailm, siis kuhu ta jõuab, kuhu ta sureb. Et need hiired surevad lõppkokkuvõttes oma sita kätte ära ja siis sita sisse ära. Saad selle juua, süüa, paljuneda. Nüüd ma ei tea, kas niukse statemendiga ma tahan nüüd jõuda siia, kus me toome nagu maailm. Aga kui sa vaatad... Sellega meie podcast lõpeb. Aga kui sa vaatad, siis aga kas meil asjad lähevad siin pikemas plaanis paremaks või? Mul on tunne, et ikkagi metsi läheb vähemaks, elusloodust läheb samamoodi, puhas vesi ilmselt on ka millalgi defitsiit, no ma ei taha üldse mingit... Juba praegu on tegelikult. Jah, no võt, ma ei taha üldse nagu mingi pessimistlikke noote nagu kuidagi nagu tahaks kuidagi mingit optimismi ja positiivsust. Siis kui vaatad üldse, mis inimesed meid nagu juhivad, et nagu ainus asi, mida osatakse teha tänapäeval on lihtsalt nagu lihtlabane maksude tõstmine ja rahva nagu kuidagi nagu orjastamine, mis kohe nagu välja. Ega siin tuleb hoida iseennast nagu mina näiteks ei vaata televiisorit. Meil keeld on vaatamast seal aastaid juba mingid, ütleme kui COVID oli ja ma sain teada, et mul ajusid lihtsalt kodus pestakse sellega, et mine nüüd täna poodi osta makarone ja ma tõesti tegin seda nagu kõik sahtlid, mis siin köögis käis ka minge kõik kuhu peale, millega ma seal tegelen. Tuleb uudised ära kattida elust, mine käi värskes õhus jalutamas, veeda aega lähedastega, hoia oma meel positiivsem sellest negatiivsest, kus see on valdavalt negatiivne asi, mille eesmärk on üks, sind ka kuidagi nagu alandada, et siin tuleb selles maailmas ma ei tea, hoia iseenda positiivsust nagu kuidagi sellest negatiivsusest eemale, et siis ei tundu see kõik nii halb. Aga kuhu edasi, ma ei oska sul... Ja ma poliitika kohta igaks juhuks sinu käest ei küsi. Aga tead, tekkis veel üks nagu mõte. VHK tegelikult on kristliku taustaga kool. Kas sinu arvates religioon on üks võimalik suund, mis võiks inimkonda nagu päästa? Ma arvan kindlasti. Ma arvan, et kui inimesele
ta nüüd maailma päästab, ma ei tea, ma ei saa nii. Lootusetu. Jah, aga mul on tunne, et kui inimene mitte millessegi ei usu ja võib olla vabalt inimene sellises õnnes, ka mina olen olnud, siis ta üks hetk peab ta vaatama üles ja leidma sealt toe. Suure tõenäosusega ta leiabki ja hakkab temaga koos käima ja ta on tegelikult päästnud iseenda läbi oma spirituaalsuse, läbi oma religiooni ja kellele iganes ta siis üles vaatab, on selleks Jumal, on selleks kõrgemad jõud, on selleks universum, on selleks kaitseinglid, on selleks Jeesus Kristus, on selleks, ma ei tea, Buda või kellel looja, kellel iganes, et ja ma arvan, et mitte midagi ei juhtu inimesel ka, kui ta temaga koos ei hakka nagu käima või eksisteerima või. Tegelikult ma ei tahaks isegi midagi rohkem nagu küsida, aga lihtsalt meil on üks traditsiooniline küsimus, et seda ma ikkagi pean küsima. Kes on sinu arvates õige nagu mees või päris mees või lihtsalt mees, et selline, ma ei tea, lühike definitsioon, et ma arvan, tegelikult me sellest juba rääkisime nagu erinevatest aspektidest vaadates, aga võib-olla on sul ka mingi selline konkreetne nagu valem, et ma millegi pärast arvan, et enda jaoks sa oled seda nagu loonud, kas sa oled seda ka sõnastanud enda jaoks, ma ei tea. See on teine asi. Aga ma arvan, et elu käigus tõenäoliselt olid sul erinevad valemid, aga no tänaseks on mingi kindel arusaam, et kes on sinu arvates nagu õige mees ja mis on see sisu, mitte fassaad, vaid just see sisu, mis on sinu jaoks nagu tähtis. Ma arvan, et sul see arusaam on tegelikult nagu olemas, aga kas sa oskad seda ka sõnastada meile, auditooriumile? Jah, kindlasti on õige see, mis sa ütlesid, et ta on aastatel või aegadel olnud erinev, et mina olen selle põlvkonna inimene või poiss või kes väikse poisina, ma hakkan kuskilt kaugelt pihta, kes väikse poisina kasvas üles nende mängufilmide najal, kus mehe roll või meheks olemine nägi juba välja selline, et see mees peab olema visuaalselt tugev. Ma räägin siin Arnold Schwarzeneggeri Kommandost, ma räägin kõikidest tema filmidest sisuliselt, ma räägin Sylvester Stallone'ist, tänapäeval ka Jason Statham või kes meil on, Dolph Lundgren, ma räägin nendest tugevatest mehest ja eriti paelusid mind teleri ette või VHS-ide pealt vaatama neid filme üha uuesti, kui hea või tugev mees oli pandud mingitel kummaliste asjaoludel olukorra ette, kus sa näed, et see on nii ebaõiglane, mis tema elus toimub. See on nii valus, mis ta peab tegema ja ta raisk, kõik takistused 0-4 võidab. Võitleb ja võidab. Täpselt. Et kui ma vaatan nagu oma elu peale, siis see tundub nagu, kuule, ma ei tea, kuhu need võitlused mind on viinud või kuhu nad viivad, et see kõik on väga põnev, aga mina leian, et nagu meheks või ma arvan, et ka et üks asi on see, et visuaalselt või olla tugev või hoolitseda iseenda eest, lugupidavus iseenda suhtes, iseenda füüsilise suhtmeks, aga ka see, kellel on, või ma olen vaadanud alt üles mingis nooruses nendele meestele, kellelt sa saad aru, et neil on nagu need samad perimeetrid on nii paigas. Kust on joon, kust läheb joon ja millega ma kaasa ei lähe. Kes on niisugused, ütleme, parim versioon iseendast on see, kes ei ole, ma võin mida iganes teha, ma võin mida iganes süüa juua, siis on tuksis. Parim versioon sinust endast on see, kes on väga distsiplineeritud
distsiplineeritud, ütleme, oma igapäevaelus. Mis kell ma ärkan, mida ma teen, mida ma söön, keda ma luban iseenda ellu, milliste naisterahvastega ma aega veedan või suhtlen üldse, kellega, mis projekti ma teen, kuhu ma lähen, millise nädalavahetuse veedan, et mingid aastad tagasi kindlasti mul oleks olnud väga tore nädalavahetus see, kus saad sõprade ja sõbrannadega, ma ei tea, hängida, diskotada ja tantsida. Nüüd aastaid ma lihtsalt naudin seda, et ma saan laupäeval minna, olen ma siis unevõlglane või ei ole, ma teen trenni, mul on mingid oma asjad, mul on oma toitumine, mul on saun, mul on mingi niuke spirituaalne mingi moment iseendaga, mul on mingi mediteerimine, kui keegi oleks mulle aastaid tagasi öelnud, et kuule, just mediteerimist oled proovinud, mis mine puhka jalga, et see kõlab natukene, see on mingi voodoo, mingi asi. Nüüd sellised asjad on igapäeva, lahutamatu igapäeva osa, et ma arvan, et ma ei tea, kas see nüüd... Ma esialgu arvasin, et ma ütlen sulle, et ma ei usu. Et sina alustasid võib-olla natuke sellisest macho nagu profiilist, ja ma tahtsin, ja ma arvasin, et ma sulle ütlen, et tead, ma ei usu, et see on nagu peamine... Ei, ta ei saagi. Aga no sa jõudsid ikkagi nii kaugele, et selle nagu fasaadi sees või fasaadi taha peab olema ka hing. Jaa, absoluutselt, jaa. Seal peab olema aeg lähedastele, aeg sõpradele, aeg loodusele, seal peab olema aeg lugemisele, seal peab olema aeg heale teatrile, loomingulisele, mingile asjale, seal on ka kindlasti, ma ei tea, ongi. Ja juhtub ka nii, et tuleb ka nutt peale, pisar silma, et ka see on võimalik, sest tõelise mehe puhul. Absoluutselt, jaa, peab olema küll, sest vaata, see on jälle teine teema. Ühiskond on nagu justkui nagu mees, kui nutab või noor mees nutab, siis tal on eluaeg tambitud emotsioone alla hoidma. See on tegelikult nagu viga, et selge tuleb mõelda, kus see piir nüüd täpsemalt on, ma ei ütle nüüd, ei kutsu üles kõiki, ma ei tea, mehi nutma, pidevalt. Mingi päeva, kus nutame koos või mingi nutufestar, et ma ei, sellele ei, aga jah, ühiskond paneb hästi palju nagu meil, tambib nagu niisuguseid emotsioone nagu maha hoidma, tekitades meil niisuguseid roboti näoga mehi ja naisi võib-olla. Aga ei, selles ei ole mitte midagi halba, et oma tundeid, ma arvan, välja näidata või kellegi lihtsalt leia endale need usaldusväärsed inimesed. Need ei pea palju olema, 1-2, kellega võib-olla niisuguseid asju jagada või siis miks mitte üksi kuskil poetada väike pisar ja öelda, nii ilus on kõik. Ma ei tea. Kui sa lubad, ma võtaks kokku ja ütleks nii, et mees on see inimene, kes võitleb ja võidab, aga tal on hing ja pisar silmas ka. Jah, et ta on, või et ta ei ole häbenenud oma kaotusi tunnistada või näidata ja tulnud, kokku 7 korda või tõuse püsti 8 või kellel mis numbri arvu see on, aga või mis sinu, Mihhail, küsin vastu, täpselt samasuguse küsimuse, mis see tähendab? Olla mees. Nii, ütleme siis vaimselt, füüsiliselt. Mis sinu jaoks on? Vaata, seda me ei ole ikkagi kokku leppinud, et sina küsid ja meie vastame. Aga ma olen seda küsinud siin juba nii mitu korda ja loomulikult ka ise nagu selle peale mõelnud. Ma arvan, et mees peab suutma hoidma harmooniat. See on tegelikult seesama mõte, mida ka sina nagu päris pikalt meile pakkusid, aga mina võtaksin seda kokku nii, et see tegelikult on pidev nagu balanssi hoidmine. Et sa ei saa nagu loobuda sellest nagu klassikalisest mehe rollist. Mulle tundub, et see on tähtis, et sa mees nagu peab tundma, jah, et ta on füüsiliselt
tugev, et ta teenib raha, et see on tähtis, et ta hoolitseb, aga samas see ei anna talle mingi õiguse tunda, et ta on kuidagi parem kui näiteks naisterahvas. ja vaata, sa aktsepteerid enda rolli, aga see roll ei anna sulle nagu lisa nagu õigusi. Et see ei anna sulle nagu mingit macho rolli. Sa pead võtma rolli rahulikult, sa ei saa kellelegi midagi peale suruda ja no mulle tundub, et on selline universaalne arusaam nagu elust, elu valemist, et sa ikkagi ei tee seda, mida sa ei taha, et keegi teeks sinu suhtes. Ja ma olen ka sellega nõus, et päris mees, et ta peab olema ka paindlik. See on ka tugevus. Sa ei saa olla alati järsk, sa ei saa olla alati agressiivne, et jah, sa pead olema valmis kedagi kaitsma, riiki, inimesi, aga see peab olema rahulik roll. Et samas sa oled paindlik, sa oled hea inimene, et ja see kõik sellele nagu on nagu üks nagu sõna, nagu harmoonia. Ja see on väga õige point, mis sa ütlesid, Mihhail, ma tahan seda jälle omakorda natukene täiendada, kuidas mina olen selle harmooniani võib-olla jõudnud ja tahan nüüd öelda, et finiš on käes ja võin homme võtta rahulikult. Minu meelest meheks olemist või mina räägides muidugi avatud kaartidega sellest olen õppinud, on ka see, et mul tunne, et mees peab tegema väga palju asju mitte ainult siis, kui kõik on hästi, see on mingi niuke spordi, distsipliini ja fookuse teema tuleb ka jälle siia sisse, et väga palju peab tegema siis, kui ei ole üldse need päevad tegelikult. Et need päevad, kus sa tunned, et mulle tegelikult nii tuksis raske on, need on need päevad, kus sa pead nagu pushima. Need päevad kasvatavad sinu, ma ei tea, meheks olemist, ütleme siis nii. Do it tired, do it broke, do it heartbreaken. Mis iganes bad day sul on nagu fight that shit with fire. Ma olen mingi niisuguseid lauseid loonud endale, et sa tuled ja sa päeva lõpuks oled lihtsalt aitäh, yes. Sest järgmine päev, kui see nagu on, sa paned igast päevast nagu, võtad nagu endale niisuguse maksimumi. Oled niisugune looja ees, niisugune kujutelda mõõk on käes ja selle nimetus on vastutus. Meheks olemise vastutus, jah. Ja et mees saab aru, et tema vastutab enda elu eest ja ka enda laste elu eest ja ka enda abikaasa elu eest, enda riiki eest, ühiskonna eest, ta nagu vastutab, ta võtab vastutuse. Ta ei ütle, et kõik on süüdi, aga ta võtab nagu vastutuse. Vastutuse võtab rahulikult, mitte ilma selleta, et ta tekiks mingi privileeg koos vastutusega. Ta kindlasti ei eputa sellega, kindlasti ei kumbustama, seda on näha ta olengus, kui ta ruumi astub, et nõule. Juss, ma ei usu üldse, et sa 40 saad, sellepärast, et sul on väga hea nooruslik energia. Ja fakt on see, et kui sa teed trenni, ja hoiad ennast positiivsena, siis see püsib edaspidi nii. Mis on see üks asi, millega sa kogu aeg lendad selle samasuguse energiaga ruumi? Hea küsimus. Tütred mul kasvavad hirmsa hooga, aga siiski lapsed hoiavad lapsevanemal üles või üleval tema lapsemeelsust. Tahame seda ei, mis ei tähenda, et ma ei või olla väga konkreetne või niisugune alfa mingites olukordades, kus ma tunnen, et mina pean olema praegu pealik või kaitsma või ma ei tea, olema see, kelle sõna praegu kuidagi võiks maksta. Lapsemeelsust minul aitab kindlasti või noort hinge noorena hoida, ma arvan, minu trummiõpilased või õpetajaks olemine. Ma tean trummimängus shortcut'e ja ma õpetan oma õpilase nii, nagu ma oleks tahtnud, et keegi mind noorena oleks õpetanud.
et trummimängus tuleb väga palju, noh, nii nagu iga instrumendi õppimisel või üksuspuha, mida me tahame teha, tuleb teha väga palju musta tööd. Mina olen selle musta töö jätnud elus on, off, kuni siis nagu, kuule, nüüd on let's go crazy, on ju. Et ma olen teinud selle, katsun teha õpilastel nii põnevaks, mistõttu mul on nagu hea meel näha, et õpilased tahavad minu juurde tulla või tunnid ei ole meil päris niuke akadeemiline 45 minutit, ei, meil on tund 1,5. Mul meeldib niimoodi, et õpilane, et ma ei pane talle, kui ma näen, et on loominguliselt vaba, tahab tunda ennast hästi, siis nii on ju. Et kindlasti nagu õpetaja töö on minu arust ka nagu hoiab niukse hinge noorena. Kvaliteet aja veetmine kindlasti nooremate naisterahvastega, mitte endast vanematega. Ma arvan, et on inspireerib jah, aga mida ta inspireerib? Inspireerib tähendab siis seda, et just kui ma peaks midagi taga ajama, ei. Kui sa oled nii fokusseeritud ise endale, las sa ajavad ise ja töötab väga hästi. Et ma arvan, et ma pigem küsisin seda loomingu inspiratsiooni kohta. Sorry, teeme kati. Jah, et noh, kõik mingid niisugused asjad aitavad hinge hoida nooremana, jah. Käia kuidagi, ma ei tea. Ja süüa tervislikult. Fakt. Jah, süüa tervislikult, juua mingid teistsuguseid jooke. Mikker annab mul mõista, et ilmselgelt pane juba suu kinni ja hakkab läbi saama aeg. Et ja mina ei tea, kõik mis toob naeratuse näole, paneb sul vere kuidagi kiiremini käima. Ilmselt on, ma arvan, väärt tegemist. Langevarjuhüpe, soovitan kõigile, kes vähegi. Elu ühesõnaga. Elu tuleb elada. Ja katseta, ja kunagi pole liiga hilja. Kõigi see oli mingi foto, mis vahepeal sotsiaalmeedias leidis. 40-50 aastaselt sa võid uuesti armuda, 50-60 aastaselt sa võid alustada kõike uuesti otsast peale ja ikka saksiidida või võita midagi. 70 aastaselt ei pruugi olla hilja veesuuska harjutada või proovida langevarjuhüpet. Et avastada nagu niukseid elu, niukseid ütleme, et selle peale peab olema ka nagu janu või see hoiab ka nagu hinge noorena. Meil on aega veel. Sest mis see teine alternatiiv nagu oleks? Mina olen näiteks ennast tundnud vanana siis, kui ma olen justkui nagu ütleme, üks töökoht on õhtul koju, televiisor käima, jumal tegelikult, ja kui sellega nagu õhtu peaks piirduma, palju ilmselgelt rohkem süüa, kui oleks vaja, võib-olla 2-3 õlut sinna kõrval, kuule juba on. That's an old man. Mul kiire küsimus veel, kuna meil palju aega enam pole, sa oled multitalent ja sa oled multitalent ka erinevate pillide osas. Kõige klassikalisem küsimus, Juss Haasmaa lemmikpill. 1. juuni. Tulge vaadake, Von Kleeni teatris on niuke avatud tund kell 6. Kell 6. Kell 6, ja minu trummiset on seal püsti, ma näitan, mis mina oskan, ja siis näitavad ka, mis minu õpilased oskavad. Ja ma arvan, et see tuleb, siin on lisan kindlasti niukest teatraalsust ja natukene stand-upi maiku. Saate näha, kuulda, mis trummimäng teeb, kuidas mul õpilased backing trackide järgi või mingite lugude saatel mängivad. Loomulikult mängitakse AC/DC, Bruce Springsteeni, Michael Jacksoni ja niisuguste lugude järgi, mida mul on hea meel näha, et õpilased ikka kuulavad seda muusikat. Ja üritasin kõigile tasuta, ma arvan, et meil tuleb Von Kleeni teatrisse väga palju noori. Reklaamid plakatid on tegemisel ja uuel nädalal ka ilmselt on juba väljastatud, et ma arvan, et ilma selle instrumendita ma nagu vist ei saa. Ja siis kitarr on ka mul, millega tuleb ikka tõmmata vahepeal
neid lugusid, millega oled sündinud ja neid lugusid, mida oled siis elu jooksul kuidagi kuulma õppinud. Ma arvasin, et ma ei küsi enam, et meil oli pikk huvitav intervjuu, podcast, aga ma ikkagi küsin, et kui keegi siis peaks sinu käest nagu küsima, et kes sa oled ühe sõnaga? Et no selles mõttes, et muusik, näitleja, sportlane ja kui sa oled muusik, mis on siis sinu ikkagi, no okei, see on trumm, lemmikinstrument, aga no, et kas sa näed, et kus on sinu nagu peamine roll või tegelikult see ei ole nagu oluline, et niimoodi teha valiku milleks, sest sinu elu on nii mitmekülgne ja erinevad rollid on kõik tegelikult sina. Sina oledki sina. Ma olen sellele küsimusele vastanud kunagi veel varem, ma ei oska ennast kindla eriala järgi liigindada, jah, paberite järgi ma olen lavakunstikooli kateedri lõpetanud näitleja, aga näiteks muusika tegemine või muusikaks olemine on mind viinud üle vabariigi kokku nende inimestega, kelle ma olen maast madalast kuidagi nagu vaadanud ja kuskil lootnud, et kuule äkki üks hetk me jagame koos lava või teinud, et teater, muusika, ka sport, nad on viinud mind kokku oma ala profidega, mille eest ma meeletult tänulik, mis tähendab, et see, mis ma nagu teen, ta on siis äkki annaks endale loota ka, et kuidagi keskmiselt tugevamalt või natukene paremini kui keskmine kuidagi saavutatud. Ma ei oska sulle vastata, kes ma olen ja tead, mis las ta nagu jääb, aga katsudes kuidagi vastata su küsimusele, siis lapsepõlves oli üks mu lemmik telesaateid ETV-s jooksis, oli Hunt Kriimsilm. Kriimsilmal oli 7 ametit või ma ei tea, palju tal neid oli. Ta tuli kõigega toime, tal ei olnud olukorda, kus oli probleem. Ta pidi sealt 4 sai pooleks, ma ei mäleta, üle vaata, mis ta nagu tegi. Sai kõigiga või katsus kõigiga hästi läbi saada. No, seal Hunt Kriimsilm muidugi sellest ei rääkinud, kes on manipulaatorid, kes on, ma ei tea, šaakalid. Sellest seal ei olnud juttu, aga ta sai kõigiga hästi läbi ja tal oli mitu ametit. Ja ta mul jäänud kuidagi nagu siiamaani kuidagi vahepeal mõtled, et seda tuleb teha, aga teeme siis, noh. Ja võib-olla vastates üleüldiselt ja tõmmates võib-olla nagu teema kokku, et mis peaks olema iga ühe enda lemmikinstrument? Peaks olema tema ise. Tema hing. Jah, just body, mind, spirituaalsus, mis iganes. Et sa käid, sa vaatad seda mu elu kõige rohkem peeglist. Sa vaatad seda keha kõige rohkem, ta sööb neid sööke, mis sina lõppkokkuvõttes nagu kõrist alla paned või lased. Et see on kõigi, ma arvan, meie nagu elu kõige suurem ülesanne missioon, et oma instrumenti hoida siin maailmas või ühiskonnas, kus on distractioneid, igasuguse asju, proovile panekuid, tagasilööke, võite, et oma instrument peab olema kuidagi niuke sinu kätes või sinu teha, teda peab hoidma. Kuule, ära küsi, see on nagu õige. Ma arvan, et ütlesid kõik ära. Näeme kusagil lähitulevikus sinuga raudselt jõusaalis või kus iganes veel. Voim ja vagi@gmail.com võid ilusti kirjutada sinna, pange follow, jagage neid asju. Muusika hüppab seinast seina, mood on seinast seina, aga üks asi on kindel. Bruce Springsteen ja teksapüksid on igavesed. Istutage puid, hoidke naisi ja olge loovad, kõike kõige paremat.